Armas sõber, koolist eemal olemine on küll erakorraline, kuid siiski ajutine. Kodus õppimine on keeruline, aga mitte võimatu. Säilita rahu, hoia ennast, oma peret ja sõpru. Suur osa õppeaastast on möödas, mistõttu edukaks lõpetamiseks on vaja veel vaid veidi pingutada. Koosta endale tõhus kodukooli päevakava. Alusta päeva rõõmsa tujuga. Ärka õigeaegselt, ärata keha üles tegevusega, mis annab sulle head energiat, näiteks võimlemine või jalutuskäik. Söö ja joo tervislikult ning piisavalt. Koosta endale ise või vanemate abiga tunniplaanist ja ülesannetest lähtuvalt päevakava. Tee õppimise vahepeal puhkepause ning liigu võimaluse korral vahepeal värskes õhus. Ekraani taga töötates vaata iga 20 minuti tagant vähemalt 20 sekundit kaugusesse, näiteks aknast välja. Õppimisega tegeledes vali endale sobiv õpiülesannete järjekord ja tempo. Premeeri ennast, kui oled ülesande valmis saanud. Õhtul mine õigeaegselt magama, et järgmist päeva taas alustada rõõmsa tujuga. Kui magad piisavalt, püsid tervem ja sul on kergem õppimisele keskenduda. Usu, et hommikul väljapuhanuna võib nii mõnigi ülesanne tunduda palju kergem kui õhtul väsinuna. Pea kinni kokkulepetest vanemaga, õpetajatega ja iseendaga. Praeguses olukorras aitab see luua kindlustunde. Kui sul tekib digikeskkonnas või nutivahendite abil ülesannete tegemisel tõrkeid, küsi julgelt abi õpetajalt või vanematelt. Pea meeles, et paberkandja lõplikud ja töövihikud ei ole kuhugi kadunud ja ka neist võid leida häid lisamaterjale. Tööde esitamise vormi saad vajaduse korral õpetajaga eraldi kokku leppida. Kui vajad õppetöös abi, pöördu kohe oma vanema või õpetaja poole, et probleemid ei kuhjuks. Abi küsida võid ka oma klassikaaslastelt ja võimaluselt paku abi ka teisele. Koos on kergem, kuid pea meeles, et sõpradega suhtlemine toimub praegu ainult virtuaalselt. See tähendab telefonitsi või arvutis. Kasuta praegust olukorda selleks, et tegeleda asjadega, milleks tavaliselt aega napib. Näiteks raamatute lugemine või huvitegevused, mida saab teha kodus. Täida ohutusreegleid. Kodus olles pea kinni elektri, tule ja teistest ohutusnõuetest. Õue minnes pea meeles liiklusohutust. Jää terveks. Õue minnes riietu ilmale vastavalt. Hoia teiste inimestega vähemalt 1 meeter vahemaad ja ruumis viibides pese käsi regulaarselt, vähemalt 20 sekundit ning ära katsu oma nägu, eriti silmi, nina või suud. Kui tunned ennast halvasti või oled haigeks jäänud, anna sellest kohe vanemale teada. Arvesta, et kõikidel viirustel on peiteperiood ning inimene, kes on pealtnäha terve ja tunneb ennast hästi, võib juba haigust edasi levitada. Küsi julgelt abi. Pea meeles, et sa ei ole üksi. Eriolukord on väljakutse ka sinu vanemale ja koolile. Räägi oma muredest ja rõõmudest. Usaldus, armastus ja teineteisega arvestamine on võtmed, mis avavad kõik uksed.